Eesti valitsus soovib tellida 70 miljoni eest ronge, samal ajal pole mitte mingit kindlust, et aastaks 2030 Rail Baltica raudtee on üldse olemas. Esiteks pole kindlust, kust Eesti saab puudu oleva rahastuse kätte, meil on 1,8 miljardit puudu. Ja teiseks, Lätis pole tehtud siiani ei rahastusotsuseid ega pole ehitusprojekti. Tänaseks on Kliimaministeerium eraldi kinnitanud erikomisjoni istungil, et neil puudub plaan B ja riskianalüüs olukorraks, kus Eesti siis ehitab omalt poolt kõik valmis, tellib ka rongid, aga Läti või Leedu omalt poolt seda ei tee. Baltimaade riigikontrolörid on hoiatanud, et kui raudtee esimene etapp peaks valmima 2030. aastaks, siis rongide hankimine võib võtta 8 aastat. Eks ka sellepärast on valitsusel tuli takus, kuid Kovalenko-Kõlvarti sõnul on olukord ebaselge. Kui Läti raudteed valmis ei ehita, tekivad küsimused, kuidas hakatakse neid ronge kasutama, mida tähendab see maksumaksjale ja kas Euroopa Liit ka osa vastutusest enda kanda võtab. Hiljuti oli erikomisjonis ka Euroopa Komisjoni koordinaator Rail Baltica osas ja tema ainus väide oli see, et Rail Baltica saab valmis aastaks 2030 ja täpselt samamoodi Euroopa Komisjonil pole mitte mingit plaani B-d selles osas, ega ka seda, et kas Euroopa Liit on valmis mingi osa vastutusest enda peale võtma. Läti uus transpordiminister lausub, et Rail Baltica on drastiliselt kallinenud ja hilinenud juhtimisprobleemide tõttu takistatud ilma selge plaanita, kuidas seda täielikult ellu viia. Tundub, et Rail Baltica hädade kohta pole suurt midagi uut öelda, siiski rõhutab Läti transpordiminister, et prioriteet on põhitrass kiiresti välja ehitada. Nevarētu būt šīs tabū tēmas un skaidri jāzina, cik mums ir nauda, cik mēs tālāk varēsim būvēt, kā mēs virzamies ar pamatrasu uz priekšu. Un ja konkrētas naudas nav, tas arī ir jāpasaka, bet mana pārliecība, mēs ļoti soli pa solim virzīsimies tālāk. Ministri sõnul on väga suure tähendusega praktiliselt Leedu piiri ääres asuva Ietsava linna raudteesõlme väljaehitamine. Iecavas ir šis transporta dzelzceļa mezgls ir kritiski svarīgs. Tas būs pirmais mezgls, kur ir gan militārās mobilitātes rampas, gan kravu pārkraušanas, gan pasažieru. Siiski pole veel täna päris selge ja kindlustunnet pole, kas meie lõunanaabrid saavad oma raudteetrassi 5 aasta pärast valmis. Seega, kas teised taristuprojektid võivadki olla alarahastatud, kui Eesti Rail Balticaga ainult edasi ponnistab? Me ühelt poolt võtame nii suured riskid, mida hakkab kandma maksumaksja Rail Baltica osas. Ja samal ajal meil absoluutselt ei ole mitte mingit rahastus teede võrkudesse, ehk siis 4-realised maanteed, teede korrashoid, et teed muutuvad aina ohtlikumaks, mis võivad tulevikus nõuda aina rohkem inimelusid. Rail Baltica peab valmima 2030. aastal ja selle eesmärk on 3 Balti riigi lülitamine Euroopa raudteevõrku.